Kas teadsite, et eelmisel aastal teostati globaalselt 38 miljonit iluoperatsiooni ja see trend muudkui tõuseb? Mis on need trendid? Kuhu suunas see liigub see maailm? Ammu me ei räägi enam lihtsalt rinnaimplantaatide paigaldamisest välismaal, vaid et see on nüüd juba jõudnud kardioloogiani, neuroloogiani. Näiteks tänagi siin Mererestos meie järjekordsel esteetikaturismi õhtul on meil külas kardioloog, kes on siis Türgist, kuid otse Berliinist saabunud ja kellel on ka kasutusel maailma kõige kaasaegsemad tehnoloogiad. Ja miks inimene reisib siis välismaale? Ongi selleks põhjus, et on lühikesed ootejärjekorrad, olenevalt protseduurist muidugi. Ja inimene saab oma naturaalsest tavakeskkonnast välja. Tal on teistsugune keskkond, kus on siis võimalik terveneda või siis hoopis ilu koguda. Silvia, kuidas on siis tunne peale Istanbulis teostatud rinnaoperatsiooni? Olen praegu täies võimsuses tagasi, et tervis on hea ja taastumine läks hästi muidugi ka tänu elukaaslasele toele. Miks näiteks Istanbul või Türgi või miks mitte Eesti? Olles ise muusik ja tean, et kogemuspagas on see, mis teavad meistrid ja just olla sinu soovituste tiiva all on olnud mulle väga suureks kaitseks või selliseks kindlustundeks. See on hästi oluline, eriti kui kõik on uus. Anneli, sina oled ka nüüd Biomee kliinikuga ühes tiimis ja läbi oma kogemuse sattusid just sellesse ringi. Ja 3 aastat tagasi jõudsin mina sellesse maailma ja läbi selle me oleme loonud ka endale tegelikult päris hea slogani, et me ei soovita ühtegi sellist kliinikut, kuhu me ise ei julgeks minna. Ehk ka täna on meil siin mitmed doktorid, kellega me oleme isikliku kokkupuute juba loonud. Doktor Eski juures on ka minu hambad saanud uue välimuse ja läbi selle minu kogemusloo on sinna jõudnud väga mitmed eestlased ja põhjuseid on muidugi väga erinevaid. Kõige peamiselt raviplaani sobivus, ajaline kulu ja muidugi ka rahaline kulu. Ja Eski on imeline arst, kes tekitab sinust tunde, et on su sõber, mitte ainult arst. How many patients do you have from other countries? I think more than 20,000 and more than 20 different countries because we are doing dental tourism about 12 years actually. We are solving lots of different cases but patient-oriented approach. It's my focus, patient-oriented approach. Kui ma Eskilt sain raviplaani, siis see oli hoopis teistsugune. Näiteks Eski ei tahtnud minu alumisi hambaid hakata tõstma. Eski eesmärk oli hoida minu enda hammast võimalikult palju. Et see aeg, mis siin oleks läinud, et ma oleks pidanud iga kuu võib-olla käima natukene, võib-olla 2 aasta pärast oleks saanud alles valmis, et seal ma olen nädal aega kohal on ja 4 kuud pean jälle taastuma, nädal aega jälle kohal on. Hinnad seal on vähemalt hambaravis veel kordades soodsamad kui Eestis, samas töötatakse täpselt samasuguste rahvusvaheliste materjalidega ja me püüame liikuda selles suunas, et me pakume ainult kvalifitseerituid kliinikuid, kuhu me üldse kedagi julgeme soovitada ja nüüd on ka Biomee ju Soomes. Ja absoluutselt oleme laienenud just Soome turule, teeme sealsest nüüd tööd ja siis ongi, et näiteks pool Soome elanikkonnast on juba rootslased niimoodi, et me vaatame sealt kõik edasi. Et kõik lähevad seda mugavusteed, aga me oleme asjad nii mugavaks ja lihtsaks teinud.